Kas vabariigi aastapäeva peab tingimata alkoholiga tähistama? Ei pea, alkohol ei ole hädavajalik, et tähistada või et pidu pidada. Millised võiksid olla alternatiivid vabariigi aastapäeva tähistamisele alkoholiga, mida võiks teha koos pere või sõpradega? No pidulauas istuda, süüa ja juua saab ilma alkoholita, et see on kindlasti alternatiiv, aga üldiselt ma arvan, et ma ei pea nagu otsima neid alternatiive, vaid et kui alkoholi ei ole elus, siis elu on samamoodi tore ja mõnus ja läheb edasi, et ükskõik mida on võimalik teha. Kas minna ilusa ilmaga välja, jalutama või televiisorit vaadata kodus. Kõike võib teha, no millest kasu on kellelegi, seda peab igaüks ise otsustama, et mis on nagu meeltmööda, mida süda igatseb. Viimaks küsiksin, et kuidas piirata alkoholi kättesaadavust? Praegu saab igaüks põhimõtteliselt vähemalt 10 minuti kaugusel alkoholi kätte. No alaealised ei saa, eks ole, et see on piiratud. Reklaamiseadus ka seab piirangud, aga kuidas veel täiendavalt piirata? See on väga hea küsimus, oluline küsimus ka. Ma arvan, et hindade tõstmisel ja aktsiiside tõstmisel on kahjuks olnud selline vastupidine mõju. Et igas perekonnas, ma arvan, on see isiklik eeskuju on oluline. Et kuidas on see alkoholi tarbimise kultuur kodus ja peres. Et see mõjutab tegelikult päris palju. Kui vanemad ei liialda alkoholiga, kui seal sellist kuritarvitamist ei ole ja kui on näha, et elu suudetakse nautida ka ilma alkoholita, siis lastele ju ka ei süstita seda vajadust sisse, et tingimata peab tarvitama. Aga sellises mõõdukas alkoholi tarvitamises ma midagi halba iseenesest ei näe.